Tere õhtust kõigile siit Tartust Ahaa keskusest. Algab noorte teadusvõistlus Rakett Junior. Võistluses hakkavad omavahel mõõtu võtma 4. kuni 6. klasside võistkonnad üle Eesti. Ja seda selleks, et taas kord välja selgitada Eesti kõige nutikamad noored. Ja need noored on... Sel hooajal registreerus Rakett Juniori võistlusele 138 kooli üle kogu Eesti. Saatesse pääsemiseks pidid võistkonnad näitama oma nutikust maakondlikes eelvoorudes. Veerandfinaalidesse pääsesid 16 parimat. 1 igast maakonnast ja lisaks 1 Tallinna kool. 16 veerandfinalistist pääseb edasi poolfinaalidesse vaid 4 kooli. Esimeses veerandfinaalis lähevad vastamisi Lähte Ühisgümnaasium Tartumaalt, Rapla Vesiroosi kool Raplamaalt, Karl Robert Jakobsoni nimeline Torma põhikool Jõgevamaalt ja Kilingi-Nõmme gümnaasium Pärnumaalt. Me paneme teid proovile reaalainetes, nutikuses, loogikas ja seda kõike hakkab hindama kohtunike kogu, peakohtunik Rasmusega eesotsas. Rasmus, mis ootab meie võistlejaid ees? Meil on palju põnevaid ülesandeid. Saab nuputada, meisterdada, arvutada ja muidugi on ka väga oluline tiimitöö. Tänases saates ootab võistlejaid ees 3 ülesannet. Osavusülesanne käed külge, matemaatiline mõistatus eelarvepusle ja geograafiline loodusseiklus loomad kaardile. Võistluse võitjad sõidutame me Taani teaduskeskusesse. Nii et võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Võistlus alaku! Enne kui võistlema asume, saame tuttavaks meie nutikate veerandfinalistidega. Mina olen Liisa 6. klassist. Mina olen Aiden 5. klassist. Mina olen Maribel 4. klassist ja me tuleme Lähte Ühisgümnaasiumist. Mis teeb teie kooli kõige lahedamaks kooliks Eestis? Palju huvitavaid tunde ja ringe. Keraamika. Võrkpall, karate, jalgpall, maadlemine. Meie oleme Rapla Vesiroosi koolist, Keiti, Karmo ja Sebastian. Ja miks teie kool on just üks Eesti parimaid koole? Head õpetajad, kes seletavad ülesanded üle, selleks, et saada paremini aru. Sellepärast, et seal on nagu tore ja seal on üsna hea toit. Miks on teie kool kõige lahedam kool Eestis? Sest meil on väga toredad õpetajad. Meil on väga suur aula. See on meie kool, sellepärast on see kõige parem. Mis seal aulas tehakse ka? Me mängime vahetunnis palli. Mis pallimängu mängite? Mini-Ameerika jalgpalliga. Miks puud nii kõrgeks kasvavad? Et inimesed rohkem ahju saaks kütta. Millal te ronisite viimati puu otsa? Ma ei tea, eelmine kuu. Eelmine kuu? Ma arvan, mingi aasta tagasi äkki. Eelmine nädal. Kas te teate, mismoodi tekib taevasse vikerkaar? Kui vihma ja päikest samal ajal sajab ja tekib selline koostis või selline. Vihmapiiskades peegeldub mingi eriline värv ja kuidagi tekib. Kui meie oleme püsti, kuidas austraallased pea pealt kosmosesse ei lenda? Sellepärast, sest maa gravitatsioon tõmbab maa keskele, keskkohta. Kuidas gravitatsioon niimoodi tõmbab meid keskele? Kõik planeedid tahavad enda juures neid asju hoida ja tänu sellele maal kuu ka. Kas te olete oma esimeseks ülesandeks valmis? Jaa! Väga hea. Teadmised on väga olulised, aga mõnikord näitavad tõelist nutikust hoopiski kuldsed käed. Teie esimene ülesanne on käed külge teatejooks. Teid ootab ees 3 loogilist mõtlemist ja käelisi oskusi nõudvat ülesannet. Head võistlejad, leidke oma kohad laudade juures. Võistlejatel tuleb kinnitada seinale pildiraam, panna tagasi jalgrattalt maha tulnud kett ning lõpetada seina tapeetimine.
tööde järjekord on kindel, aga selle, kes millist ülesannet lahendab, saavad võistlejad valida ise. Sa paned raami seinale, ma panen siis keti peale ja... Panen tapeedi. Olgu. Üks oli tapeet, üks oli kett. Mis ähimane oli? Kes oskab rattale ketti peale panna? Ma oskan. Aga siis sina paned. Aga kui ma hakkame sest, ma ei tea, mis on. Ja siin on mitu erinevat mustrit. Valime kõik ise koos ära äkki. Ja valime kõik ise koos ära. Kallid võistkonnad. Mis on õiged? Võidab võistkond, kes lahendab kõik 3 ülesannet kiiremini. Esimene koht saab 8 punkti, teine 6, kolmas 4 ja 4. koht 2 punkti. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Siis 3, 2, 1, läks! Võta naelad ja mine. Sirgelt. Ettevaatlikult. Vali, kas sa tahad haamrit või akutrelliga panna need? Mulle meeldis haamriga rohkem. Olgu, siis siin on naelad. Ma alguses võtan selle kaasa naela ja siis pärast loodime üle. Olgu. Torma põhikooli tiim lõi naela natuke liiga sügavale ja nüüd ei jää pildiraam enam sinna pidama. Kasuta akutrelli, sellega lihtsam. Arvan tuttu teistele. Lähte ühisgümnaasium saab esimesena pildi seinale ja liigub edasi rattaketi juurde. Mida? On loodis. Vaata üle, kas see loodis on veel. Peeter, vaata sealt alt ka. Nagu okei. See vaikselt tuleb. Jõuga nüüd. Tundub, et rattaketiga on parajalt pusimist, kuid head tiimikaaslased aitavad kaugemalt nõuga. Hoia ühe käega niimoodi ja pane teise käega alla proovi panna. Või sa ei saa veel. Kerri siis veel. Vaata, kas see on sirge ka. Oi, see ei ole. Vaata alt. Nagu... Kuna võistlus toimub teatejooksuna, siis kasutavad teised tiimiliikmed oma korda oodates aega ära, et järgmised tegevused läbi mõelda. Seal peab olema ühes nurgas üleval tumesinist. Ja. Siin ei ole. See on see õige tükk. Mul on suke tunne. Võistlejatel on valida erinevate tapeeditükkide seast, mis on küll kõik õige suurusega, kuid vaid ühe muster läheb täpselt ülejäänud tapeediga kokku. Liisa, ma töön appi või? Oota. Lähte ühisgümnaasium otsustab teha vahetuse ja saadab Aideni rattaketiga tegelema. Aiden, saad hakkama. Kuid teised võistkonnad on neil juba tihedalt kannul. Sul on tehtud või? No, jah. On tehtud. Vali värv, mine. Strateegiline otsus saata Aiden rattaketiga tegelema kannab vilja ja Lähte ühisgümnaasium asub viimase töö kallale. Kõigepealt, võta liim. Kas ta valge osa. Ja, ära muretse sellest. Valge osa tee kokku. Tee ilusti kokku. Korralikult. Võta ülevalt juurde. Okei, sul sai küll. Ma lihtsalt proovin järgi, mis sinna sobib. Sa võid mulle hakata kätte andma neid. Ka Kilingi-Nõmme gümnaasium asub tapeetima ning nüüd on vaja Rapla Vesiroosi koolil ja Torma põhikoolil kiirelt tegutseda. Ta ütles, et sa pead midagi tegema seal tagamise rattaga. Ta vist vähemalt teab, mida ta teeb. On varem pandud. Pane see nüüd õiget pidi peale. Vaata, see ülti ikka. Kuidas ma selle? Võta liim ja tee kõik üle. Tee lihtsalt kiiresti kõik üle. Tegelikult tapeedi peale liimi panema ei pea, aga parem karta kui kahetseda. Tehtud. Kontrollisid ka või? Peeter. Oota. Peeter, see. Pool aega. Kindel. Meil on natuke üle 7 minuti veel aega. Liimi ära see. Kuidas tal läheb?
Rääkimist läheb enam-vähem, aga ajaga meil võib-olla jääb väheks. No nii, ei ole nüüd tapeetima. Kõik 4 kooli on jõudnud tapeetimiseni ja nüüd sõltub kõik lisaks kiirusele ka sellest, kas nad ikka leiavad mustriga sobiva tapeeditüki üles. Ma ei teaks. Peaaegu nagu sobiks, aga tundub, et päris õige tükk see vist ikka pole. Ja täpselt sama mure on ka Kilingi-Nõmme gümnaasiumil. Torniidid. Tõsta need üles või? Jooksuga. Tule. Tehtud! Kas teil on tunne, kas... Hästi. Jah, ma saime tehtud. Lihtne, aga nagu meil on tehtud. Pärast pausi selgub, kas ka teised tiimid saavad lõpuks õiget tapeeditükid seina ning ees ootab veel 2 põnevat ülesannet. Siis läheb siia. Oota, ma liigutan seda. See seal on ju Aafrika. Käimas on Rakett Juniori esimene veerandfinaal. Lähtepõhikool on esimese ülesande lõpetanud. Tehtud! Kuid teised 3 kooli peavad edasi pingutama, sest lisaks kiirusele loeb siin ülesandes ka tööde täpsus. Peeter, pane ära see lihtsalt juba. Lenna, mida? Ja ma kohe võtan oota. Ma panen vahele ruttu. Meil jääb muidu üle äärde. Tule nüüd. Tehtud! Selleks, et seal midagi on tehtud, siis ma ei saaks ka midagi aru. Eks ära petaks, kui lähedalt ei vaata. Tehtud! On ikka ilusti. Okei, on suht ilusti. Tehtud! Kõik võistkonnad said esimese ülesande tehtud ning kohtunikud on tööde kvaliteedi üle kontrollinud. Lähteühisgümnaasium, tegite kõike õigesti ning olete selle ülesande võitja. Teised 3 võistkonda panid paraku seinale vale tapeeditüki ning nende punktid jagunevad tööde sooritamise kiiruse järgi. See esimene ülesanne läks teil eriti hästi. Kuidas teil on tunne, kuidas siit edasi? Hästi. Taani. Otse Taani välja. Muidugi. 3, 2, 1. Lähte võidab! Minu arust see tundus hästi kerge, aga seal olid nagu nipikad. Siis see tapeet oli natukene suurem, kui see muster tegelikult oli. Ja me nihutasime seda natuke ja see tundus nagu oleks õige, aga ei olnud. Ja siis sinna läks punkt. Ja. Oled sa varem tapeeti pannud? Ja paar korda olen. Vanaisa juures oleme pannud seintele ja vanaema juures oleme pannud seintele. Ma panin pildiraami seina, aga ma oleks võinud akutrelliga teha. Naeltega läks kauem aega. Miks sa valisid just naela ja haamri, mitte akutrelli? Nael ja haamer tundus nagu natuke lihtsam. Paneme käed kokku. 3, 2, 1. Ahaa, keskus! 3, 4. Torma! Hurraa! Head võistlejad, aeg on teie teiseks ülesandeks. Teadusuuringud on näidanud, et need inimesed, kes vähemalt korra nädalas oma kulutusi üle vaatavad, säästavad 20% rohkem raha kui need, kes seda üldse ei tee, mis on päris hea ju. Teie järgmine ülesanne on eelarvepusle. Teil tuleb panna kokku ühe perekonna eelarve ja teha seda nii, et perel jääks võimalikult suur osa sissetulekust säästudeks. Esimene koht saab 8 punkti, teine 6, 3, 4 ja 4. koht 2 punkti. Nii, võistlejad, olete valmis? Ja! 3, 2, 1,
läks. Need peavad olema võimalikult väiksed, sest kui me pärast kõik neid kokku liidame, siis see loeb. Võtame igast kohustuslikust ühegi. Ja võtame just kõige väiksemad. Näiteks seda halli. Võistlejatel on ette antud perekonna sissetulek, milleks on 3468 eurot. Neil tuleb täita raam väljaminekute klotsidega nii, et pusle läheks kokku. Kohustuslikud väljaminekud on toit, vesi ja elekter, üür ning transport. Ma paneksin kõigepealt proovin panna kohustuslikud. Ärme investeerimist võib-olla kohe pane. Ärme neid kohe pane. Me peame üüri ära panema. Üüri on vaja, jah. No üür, jah. Üür. Üür ja punast kattuma veel. Kas võtame selle 220? Vaata, kas see ots mahub siia. Kui mahub. Siis läheb siia. Oota, ma liigutan seda. Siis see mahub. No see sobib ka. Praegu on meil 980. Meil on igast kohustuslikust üks olemas ju. Ja seda küll. Meil vist vajalikud on, punane on, roheline on, hall ja sinine on. Lisaks kohustuslikele väljaminekutele saavad võistlejad täita puslet ka lisaklotsidega. Nendeks on reisimine, meelelahutus ja investeerimine. Investeerida tuleb. Investeerida tuleb. Pane 230. Aga kuhu seda panna? Too see oranž jupp sealt. See on küll kallim on ju. See või see? See, meil on ruutu vaja. See läheks siin, aga kas seda on nagu... Oota, kas see on väike summa? Joo, see on väike summa. Mõttekas või? Äkki paneme selle siia. See 320 sinna, see siia ja siis see 340 sinna. Ja siis meil on see täis. Jah. Oota, aga siit jääb ju, kuidas me siit täis panema. 330 siia. See. Rasmus, mitu sellist head lahendust siia lauale üldse on võimalik teha? Päris palju, üle 3000. Neid tükke on nii palju ja tükke saab keerata igat pidi, sellepärast ongi hästi palju erinevaid lahendusi. Nende strateegia ka kõigepealt täitsa õige. Paned need kohustuslikud kategooriad paika ja siis hakkad vaatama, kuhu keerata. No praegu vaatame, et neil on mõni tükk puudu. Kui jääbki näiteks üks tükk puudu, siis tuleks paar tükki ära võtta, mitte nullist alustada, sest nad on tegelikult siis päris lähedal õigele lahendusele. Kõige nutikama lahendusega on võimalik säästa lausa 1118 eurot. Vaatame, kas ka meie noortel see õnnestub. Siin on nagu nii ei saa teha. Nii ka mitte. Proovi see siia nurka panna. Jaa, selle sa saad pane pigem sinna. Siia? Jaa. Võtame selle ära. Sinist oli vaja. Ma tean jah ju, seepärast me teemegi sellele ruumi. Siit ka ei mahu armand. Panen 390 juurde veel. Jah. Miks on 260 või võtta? 260 ei saa siia panna. Jaa, meil ei ole. Aga mahub sinna ju. Ja kas jääb siia suur tükk? Aga seal oleks ka... Ja siin on 320. Jah, see on kõige mõttekam praegu. Taoliste geomeetria plaatimismängude leiutaja oli matemaatik Solomon Kolomb aastal 1950. Tema leiutis oli inspiratsiooniks armastatud Tetrise mängule. Sinine, hall, roheline ja punane. Kõik olemas. Jaa, aga äkki me vahetame punased ära, et see punane jääb ja see läheb ära. No nii, kuidas teil läheb? Halvasti. Halvasti. Millis on siis praegu see komistuskoht? See 2 punast. 2 punast ja 2 valget. Me peame võib-olla selle välja vahetama. Sest et meil on vaja seda ruutu praegu siia kuskil näiteks sinna. Kas me võime seda niipidi ka keerata? Jaa, siin teisel pool on ka. Võta see oranž ära. Selle asemel hakkame investeerima. Oota, ma panen. Kilingi-Nõmme gümnaasium on pusle kokku saanud ja nüüd jääb üle vaid arvutada, palju nende perekond selliste väljaminekutega säästa suudab. 2780. Kui me paneme äkki selle joonise, milline see on ja siis me proovime mingit teist varianti. Väga kaval plaan, sest nii saavad nad otsida suuremat säästu, kuid vajadusel oma esimese lahenduse juurde tagasi tulla. Ma teen need jooned natuke paksemalt. 6x7 ikka. Ka teiste tiimide pusled hakkavad valmis saama ning on aeg kulutused kokku lüüa. Äkki peaks panema meelelahutuse asemel üüri? Ei või? No ma väga ei usu. See on kallim. See on just kallim nagu. Ja.
Rapla Vesiroosi kool suutis juba säästa 1018 eurot, kuid tundub, et sellest neile ei piisa. No üks variant on see, et me paneksime investeerimisse, aga siis me peaksime võtma ära selle ja selle. Ja siis selle paneme selle kolmnurka sinna. Aga see tuleb odavam. Siis see tuleb odavam. Ja, okei. Oota. Vaata, kui on mingi, mida saaks ümber vahetada mingi muu asja vastu. Selle lilla ja oranži ära, need kahelised. Ja siis selle rohelise. Ja. Roheline on kohustuslik. Meid tehtud. Ma arvan, et see on praegu. No, ma arvan ka, et see on hea. Valmis! Kilingi-Nõmme gümnaasium säästis oma eelarvega 688 eurot. Vaatame, kas teised koolid suudavad selle tulemuse üle lüüa. Oota, nüüd liidame, kas me saame midagi muud. Vaatame, kas me saame midagi. Me peame võimalikult odava saama. 270. Oota, me saame 320. Ei, me saame selle muuta odavamaks. Arvu, muudame selle odavamaks. Kuida? Nii Lähte ühisgümnaasium kui ka Rapla Vesiroosi kool on valmis saanud pusle teise versiooni. See on ju rohkem juba kui enne meil oli või? On küll, jah. See on palju rohkem. Siis võtame need ära ja teeme nagu me ennem tegime. No, teeme siis. Võtab ära. No, praegu ta rohkem või vähem. Põhimõtteliselt enne sama. Jah, 70 eurot säästsime. Midagi äkki saab veel ära muuta. Midagi kindlalt saab. Aga kas me tahame ka? Reisimise peale meil on päris palju tegelikult kulunud praegu. Transpordi peale oleks vaja veel tegelikult. Ei ole. Tegelikult ei ole vaja. Transport, käivad bussiga, saavad hakkama. Valmis. Rapla Vesiroosi kooli perekond säästis 1088 eurot, mis on 400 eurot rohkem kui Kilingi-Nõmme gümnaasiumi tiimil ja vaid 30 eurot väiksem suurimast võimalikust säästust. Ka Torma põhikool on oma esimesest lahenduskäigust loobunud, aga uued tükid ei taha kuidagi pusleks kokku sobida. Miks me see ära võtsime? Meil oli kõik ilusti. No ma tean, jah. Oli, jah. 305. Nüüd me ei saa jälle paika õigesti. On õigesti tagasi. Ära võta. Oota, äkki võtame. Pane see, vaata. See mida. Ai, see on kolmene, siis me ei saa seda. Oota. Lähte ühisgümnaasium on saanud kokku uue eelarve. 220. See on juba odavam. See on juba odavam. Mõtleme. Oota korra. Ja, ma ei oska midagi muuta rohkem. Tehtud! Palju õnne, teie perekond säästis 808 eurot. Väga hea tulemus. Nii et hetkel püsib selles ülesandes liidrina endiselt Rapla Vesiroosi kool. Nüüd sõltub ülesande võitja sellest, palju suudab säästa Karl Robert Jakobsoni nimeline Torma põhikool. Jah. Ära seda, pane see ruut. Too mulle see, mitte ruut. Nii, mingi odav. See on odav. No liidame kokku. Nii, ma hakkan sulle ütlema. 90. 260. 330. 240. Jah. 250 ja 260. Ma arvan, et meil on praegu hästi. Me ei hakka arvan vahetama enam. Valmis! Karl Robert Jakobsoni nimelisel Torma põhikoolil jäi perekonna sissetulekust üle 998 eurot. Mis tähendab, et teisest ülesandest nopib 8 punkti Rapla Vesiroosi kool suurepärase 1088 eurose säästuga. Teine ülesanne oli natuke lihtsam kui esimene, ma ütleks. Sa oled selline numbrite mees? Jah, pigem küll. Me vahepeal muutsime ka, saime natuke selle säästud suuremaks. Me oleme varem sarnast ülesannet teinud ning sellega ei läinud kõige paremini. Nii et see eelnev kogemus viis teid sel korral hea tulemuseni? Pigem küll. Kuidas teile endale tundus teine ülesanne? Väga keeruline, palju keerulisem kui esimene. Mis seal selles teises ülesandes kõige keerulisem koht oli? Nagu mõistatada, kuidas kõige rohkem säästa raha. Plokkide paigutame võib-olla ka.
Me ei hakanud nagu liiga kaua üle vaatama. Kaua teil läks aega selle ülesandega? See oli vist kuskil 10 natuke peale minutit. Aha. Ja siis oli teil pusle koos ja otsustasite, et ei hakka üle pingutama? Jah. See oli äge. Oli äge? Jah. See oli äge, aga natukene pingeline. Kõige raskem osa oli see, et need sinna ruudu sisse saada, need kujundid. Korraks me saime umbes poole peal kokku ja siis me vahetasime natuke ümber. Ühe nurga vahetasime välja, sest seal oli liiga kallid asjad. Ja sellega saite ilusti nii-öelda raha juurde? Ja siis lõpuks, kui aeg oli läbi juba, siis vaatasin peale ja nägin ühte asja, mis oleks võinud ära vahetada. Kas te olete 3. ülesandeks valmis? Super. Maailma loomariik on tohutult mitmekesine. Osad on kohastunud elama näiteks kõrbekuumuses, samas kui teised naudivad täiel rinnal lund ja jääd. Täna lähete teie ka justkui väikesele maailma ekspeditsioonile. Teie ülesanne on viia loomad maailmakaardil oma õigetesse looduslikesse elupaikadesse. Iga õigesti kaardile asetatud loom koos nimega annab teile 1 punkti. Ülesande lahendamiseks on teil aega 10 minutit. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Siis 3, 2, 1, läks! Võistlejatele on ette antud 7 looma, kes kõik elavad looduslikult erinevates paikades. Nendeks on jääkaru, sipelgaõgija, tähniksalamander, kaelkirjak, tiiger, nokkloom ja keiserpingviin. See on kaelkirjak, see on jääkaru, see on sipelgaõgija, tiiger, see on tiiger, tähnik, salamander. Ja see on see keiserpingviin. Tundub, et loomade nimetamisega noortel probleemi pole. Kuid kas nad ka nende õiged elupaigad üles leiavad, seda näeme pärast pausi. Tule, kaisu mulle. Aga kaelkirjak on ka Aafrikas. Käimas on Rakett Juniori veerandfinaal ja võistlejad on jõudnud 3. ülesandeni, kus neil tuleb viia loomad maailmakaardil oma õigetesse elupaikadesse. Siin on Euroopa, siis seal on Põhja- ja Lõuna-Ameerika. See on Euroopa. See on Euroopa, siin on minu arust Aafrika või mingi Austraalia. See on Austraalia, jah. Selleks, et osata loomi õigesse kohta paigutada, on mõistlik kaart üheskoos üle vaadata. Ei, seal on see saabas, seal on see Euroopa on seal. Jah, Eesti on ka seal. Jah. See oranž on Euroopa, see on Aasia. Jah. Väga õige. Rapla Vesiroosi kool sai aru, mis kaart neile ette on antud. Kui meie oleme harjunud õppima kaardi järgi, kus Ameerika on vasakul pool ja Euroopa paremal pool, siis siin kaardil on asjad vastupidi. Kas see peaks osa olema? Aafrika. Ei, see ei saa. Aafrikal on maapiir. Siis sinine ei ole. Ja sinine, ma arvan sinine. Kaelkirjak kuulub tõesti Aafrikasse, kuid lähteühisgümnaasium paigutab ta Lõuna-Ameerikasse. Kaelkirjakud on kõige kõrgemad maismaaloomad ja võivad kasvada kuni 5,5 meetri kõrguseks. Täpselt nagu inimestel on ka kaelkirjakutel 7 kaelalüli, kuid need on palju pikemad kui meie omad. Vii kaelkirjak Austraalia. Ja kus on? Austraalia on siin sama sees. Kus? See on see või? Jah. See, ma arvan, et see on Austraalia. Tähnik, salamander. See tundub nagu see oleks mürgine. Ja see on Austraaliasse vii. Ja Austraalia on kus? Mis see võiks olla? Ega Austraalia oli. Austraalia on roosa, jah. Okei. Tähnik, salamander. See on see. Jaa. Nii nagu kaelkirjak ei kuulu ka tähnik salamander Austraaliasse. Kõlab võib-olla uskumatuna, aga seda vahvat tegelast võib leida hoopis meie juurest Euroopast. Tähnik salamander on mürgine, kuid inimesele ta eluohtlik pole. Rahvapärimustes usuti, et salamander elab tules, sest teda nähti sageli välja roomamas puude alt, mida tulle visati. Tegelikult ta lihtsalt peitis end palkide sees. Tiiger, kust tiiger läheb? Aafrika. Tule, kaisu mulle. Aafrika on seal teisel pool.
Ei ole, siin on. Ei, see on Ameerika, ei või? Ei ole, see on Euroopa on üleval. Pane lihtsalt sinna. Suurim kaslane ehk tiiger paikneb tõesti Aasias. Kusjuures tiigrite muster on nagu inimese sõrmejälg. Kõigil on see unikaalne. Ja kui tiigrid mõirgavad, siis võib seda kuulda kuni 3 kilomeetri kaugusele. See seal on ju Aafrika ju. See on Austraalia, siin on Aafrika. Okei. Tundub, et Rapla Vesiroosi kool on nunnusid loomi vaadates kaardi ära unustanud, sest alles paar minutit tagasi suutsid nad kõik mandrid ja maailmajaod õigesti nimetada. Aasia, Austraalia, Aafrika ja siis see siin. Jääkaru on ju põhjas. See minu arust on ka selle. Ma võin jääkaru sinna taha. Jaa, mine vii jääkaru sinna taha. Nokkloom. Nokkloom on selle Austraaliaga, jah. Astridil on tuline õigus, kuid poisid tahavad sinna panna hoopis sipelköögija. Ei, ta on sipelga see. Vaata, tal on see pikk nina selle jaoks. Sipelgagi. Nüüd meil on Euroopa ja Aasia. Paneme Euroopasse selle. No tegelikult elavad sipelköögijad Lõuna-Ameerikas. Nende keel ulatub umbes 60 sentimeetri kaugusele ja nad võivad süüa koguni 30 000 sipelgat Ma päevas. usun, et tegelikult nad lähevad nii ja jätame niimoodi. Torma põhikool on rekordilise kiirusega kõik loomad kaardile pannud, kuid hetkel pole ükski neist oma õiges looduslikus elupaigas. See on ju täpsuse peale, mitte aja peale. Mõneti kindlad. Ida, lääs. Ka Lähte ühisgümnaasium on kõik loomad kaardile viinud. Hetkel on neile õigesti paigutatud tiiger, keiserpingviin, nokkloom ja jääkaru, kes võib lisaks Põhja-Ameerikale elada ka Euroopas. Kuid sellise paigutusega pole tähniksalamandrile kaardil õiget kohta. Tiiger peaks minema sinna kaelkirjaku kohale. Aga kaelkirjak on ka Aafrikas. Euraasias ka. Euraasia on seal. Kuhu see sipelgõgija läheb? Siia. Millal? Ma siis vahetan. Sipelgõgija sinna. Jääkaru minu arust oli tegelikult üleval pool ja pingviin oli allpool. Oli ju? Jaa. Ja siis teeme flip-flopi. Vahetame nad ära. Fakt. See pingviin on väga pehme. Peaks vist olema. Valmis. Rapla Vesiroosi kool paigutas kaardil õigesti jääkaru, tiigri ja keiserpingviini ning teenib ülesande eest 3 punkti. Sipelgõgija ei suutnud seda uskuda ja kukkus kokku. Ei tea. Neist Euroopast on. Mina arvan, et nokkloom millegi pärast. Ei, pigem tema. Salamander elas Euroopas. Kas ma võin selle oranžile? Minu arust peaks nokkloom üldse seal. Ma arvan millegi pärast, et see on külmakus kohas. See nokkloom peaks minu arust Austraalias olema. Poisid, kuulake, mida Astrid teile räägib. Ja see on Lõuna-Ameerika. Okei. Minu arust nokkloom elas seal Austraalias. Meil on see asi juba Austraalias. Kui poisid Astridit kuulaksid, oleks võistkonnal võimalik ülesandest maksimumpunktid saada. Jah, tema peaks Euroopa olema. Kindel või? Jah. Oi, ta on ju pigem soojamaa loom. Ma olen kindel, et nokkloom mitte mingil juhul ei ole Euroopast. Ja ma pigem arvan, et on. Nii, tiiger sinna. Tiiger üle sinna selle. Sinna ruttu. Lähte ühisgümnaasium on hoolega loomi kaardil ringi tõstnud. Paneme lukku. Valmis. Viimaste muudatustega on noored tiigri Aasiast Lõuna-Ameerikasse kolinud ja kaotanud sellega 1 punkti. Kuid punkte saavad nad sellest ülesandest nokklooma, keiserpingviini ja jääkaru eest. Palju õnne, teenisite selle ülesande eest 3 punkti. Mis oota? Oota, tiiger. Võtan selle enne, mine ruttu. Torma põhikool asub viimastel minutitel loomi ümber tõstma. Ja õigesti teevad, sest esimese hooga oleks nad saanud 0 punkti. Kuid kas nad jõuavad kõik vajalikud vahetused tehtud? Aasia. Tegi ruttu. 20 sekundit. Mine pane. Pane see sinna ilusti ära, jah. Nii, 15 sekundit on teil veel jäänud. Kui arvate, et teil on valmis, siis tõstke käed üles ja hüüdke valmis. Valmis! Viimase hetke muudatustega
Õnnestus neil õigesse kohta paigutada nokkloom, tiiger ja kaelkirjak, nii et Karl Robert Jakobsoni nimeline Torma põhikool võtab siit ülesandest 3 punkti. Kilingi-Nõmme gümnaasium on loomad kaardile saanud ja hetkel jäid peale poisid. Kuid Astrid püüab veel viimast korda oma arvamust kuuldavaks teha. Ma arvas peaks nokkloom olema seal Austraalias. Ja kus sipelkõgija? Sipelkõgija jääks siis see koht. Sest ma tehnik salamandri ja nokklooma olen kind. Me nii kaotada midagi ei saa. Jah. Okei, kui ta on kindel, siis vaatame. Kindel, jah? Jah. No. Tublid poisid võtavad lõpuks Astridit kuulda ja asuvad hooga loomi ümber tõstma. See on nii selga. Oota. Valmis. Viimasel hetkel tegite väga palju suuri lükkeid. Kust see tuli? Astrilt. Astrid, sina ütlesid, et nii, poisid, hoidke oma hobuseid. Kuidas sa oled sa täiesti kindel? Austraalias on ju igasuguseid selliseid loomi, keda absoluutselt mujal ei ole isegi sarnast. Astridi suurepärased teadmised toovad Kilingi-Nõmme gümnaasiumile sellest ülesandest maksimumpunktid. 3 ülesannet on ära lahendatud ja kohtunikud on teie punktid kokku löönud. Rasmus, räägi meile punktidest. 3. ja 4. koht läksid jagamisele. Rapla Vesiroosi kool ja Karl Robert Jakobsoni nimeline Torma põhikool. Te teenisite mõlemad 13 punkti. Lähte Ühisgümnaasium ja Kilingi-Nõmme gümnaasium. Teil on mõlemal 15 punkti ja teid nüüd ootab ees kiirduell. Teie ülesanne on läbistada 3 õhupalli grilltikuga nii, et õhupall ei lõhkeks. Võidab võistkond, kes lahendab ülesande kiiremini või kellel jääb rohkem õhupalle terveks. Kas te olete valmis? Jaa! Siis 3, 2, 1, läks! Võta see. Kähku. Vajuta. Võistlejatel on ülesande lahendamiseks laual vedelseep ning teip. Vedelseep vähendab hõõrdumist õhupalli ja grilltiku vahel, mis võimaldab õhupalli ilma lõhkemata läbi torgata. Lähte Ühisgümnaasium proovib saada tiku läbi õhupalli ilma abivahendeid kasutamata. Võistlus jätkub. Kas nii loota? Kas see on sealt läbi? See on otsast läbi. Aga mul hakkab siit välja. Ei ole otsast läbi. Ei. Võistlus jätkub. Võistlus jätkub mõlemale alles 2 õhupalli. Rahulikult. Lähte Ühisgümnaasium lõikab teipi, mis võiks tõesti abiks olla. Kui teha 2 teibitükist rist ja torgata tikk selle keskelt läbi, siis hoiab teip õhupalli kummi koos ja pall ei lähe katki. Võistlus jätkub. Pole hullu. Noh. See ei lähe läbi. See lähe läbi. Rahulikult siis. See lähe läbi. Küünega tõmba. Lihtsalt tõmba. Tehtud. Tehtud 1. Aga see jookseb õhust tühjaks. Hoia siis kinni otsast. Punktid sa said. Punkte hoida. Rahulikult. Oot, pane teipi. Ka Kilingi-Nõmme gümnaasium saab esimese tiku õhupallist läbi. Nüüd sõltub kõik sellest, kas neil õnnestub sama ka teise palliga korrata. Kui jah, siis nad on võitnud. Kui ei, siis läheb võit Lähte Ühisgümnaasiumile. Teip hoiab paremini kinni. Pane seda. Oota, pane seepi juurde. Jah, pane seepi juurde. Ei, aga see ei tule läbi praegu. Ja niimoodi. No pane. Kaapi. Mõlemad võistkonnad said tiku ühest pallist läbi, kuid kiirem oli Lähte Ühisgümnaasium. Lähte Ühisgümnaasium sai esimesena grilltiku läbi õhupalli, siis teie olete esimesed poolfinalistid. Palju õnne! Aga ka teised võistkonnad ei pea lahkuma tühjade kätega. Kõik võistlejad saavad kaasa Mattel Gamesi Scrabble'i mängu.
Maailma populaarsemas sõnamängus peavad mängijad tähti kasutades mängulaual sõnu moodustama ning teenivad tähtede väärtuse põhjal punkte. See ühendab nutikuse, sõnavara ja strateegia, pakkudes mõnusat mõttepingat igale mängijale. Järgmisel nädalal ootab meid ees teine veerandfinaal ja 3 põnevat ülesannet, milles paneme proovile Jõhvi põhikooli, Johannese kool ja lasteaed Rosmal, Holstre kooli ja Valga põhikooli. Kohtumiseni!